nüüd saame kätte. Läheb üle. Väike video ka jälle UR Garages ja Mari läheb homme naiste rajapäevale ja testi mõttes siis said ostetud protitud Wolfi rehvid 185, 65, 15 tolli ja vaatame, kuidas need on, et need oli mingi 30 euri tükk ainult, seega 60 euri nagu 2 tuttikat rehvi, et vaatame, kuidas need seal homme jääraja peal töötavad, et meil on veel ühed linglongid, greenmaxid ja siis ilmanaalteta greenmaxid, et siis saab testida, et kuidas need Wolf Tire'is protitud rehvid on. Aga jah, siin mingi kell 12 õhtul teeme ära, et see käidub kodus spaas ja nüüd siis teeme need rehvid ära siin kähku kiirelt. Tule autosse nüüd. Tere hommikut. Rajapäevale. No Mari, mis sa mind filmid? Filmi ise ennast, see on sinu asi. Ma filmingi ise ennast läbi sinu. Miks me oleme pühapäeva hommikul kell 7 põllu peal, kus tuul puhub -20 kraadi vähemalt? Miks me lõdisime? Miks me kodus soojas ei ole? No, sest et riht on tähtsam. No vaat, naine on rääkinud head aega. No nii, oleme kohal. Mari-Liis. Mida sa seal ilutsed? Valmis või? Mis tunne on? Hirm. No lähme vaatame, kuidas välja tuleb. Täitsa ju näitame just see kaadris. Tutikad rehvid on. Ei tea, kuidas siit on midagi. Lähme vaatame, jah, sest ennem see Roiul, vaata, ma olen rääkinud ka, et seal sööb mustrit, kuna seal on enamasti põld. No seekord on natuke jäisem, aga seal muster sööb ära, seega ta oli suht mustrita. Ja nüüd saab värske rehvi. Et vaatame, kuidas tal läheb nende värskete rehvidega. Aga kuna siin on täis jääs, siis ma arvan, et võrreldes Roiuga ikkagi on sinu jaoks libe. Nii et lähme proovime. No nii, esimest korda rajal. Pigem on libe või? Pigem on libe, aga sa mõttes tegelikult on päris hea. See poleks Mari, kui teeks Ken-blokki. See on piiride... Ja. Sa pead teadma, kus on piir, eks ole? Jah, ikka, pead teadma. See on sujuv või selline nagu rahulik. Ühtlaselt libe. No siin sa jäid küll magama, aeglasemalt rooli keerata ei saa. Ärme veel esimene tigid. Ja, aru saad. Aga noh, rool võib ikka kiiresti liikuda, see põhitõde ei pea tulema 3 ringiga. Noh, tururehv on tururehv. Vahetasime ümber, et pigem tundus, et pidamine oli kehva ja nüüd ära vahetasime, siis ikka enamus naelad olid juba läinud, et
noh, kindlasti vaata, naelad vajavad mingit sissesõitu ja värki-särki ja siin oli hästi sellist palju nagu krobelist jääd. Aga vaatame, nüüd on tal need Greenmaxid on taga, siin on rohkem naelu. Need 2 tükki küll seal naised ei olnud. Tasakesi. Hetkel juba esmapilk tundub, et on nagu okei. Et vaatame, kuidas tal läheb. Tal oligi praegu see, et käed ei käi piisavalt kiiresti ja jalaga nagu ikkagi annab nagu liiga palju gaasi. Aga praegu juba tundub päris hea. Nii väike miit tehtud ja nüüd Kevin Ruige läks siis Mari-Liisi autoga sõitma ja siis pärast vaatab kõrvalt, mis siis näpunäiteid asju, et natuke piidlik on, et noh, kui keegi võõras või nagu driftioskaja läheb seda autot proovima, siis on nagu veits selline nagu see viga, too viga, see on pask, et vaatame, kuidas tal läheb. Ja see öeldi koosolekul juba ära, et adaptrid visake nahku, isegi kui on hästi tehtud adaptrid, et ikkagi see keevis käänmik on nii-öelda õige asi, et siis lähevad asjad palju paremaks, aga no õnneks mul silma järgi ma selle lahku panin selle nagu jooksu, et natuke võiks roll flippida, et ideaalne kindlasti ei ole, aga no vaatame, mis see meister räägib. On see? Nii, teeme siis proovisõitu 46 kupee 3.0-ga ja see on siis nii-öelda küsimärgiga, et kas suveks driftmisselit. Jah, tõmba. Sidur. Short shifter. Räigelt suur lokk võid julgelt panna, vaata proovige võibolla see lokk ära. Jaa, siin käi proovida. Ja alati siis jälgiga, nüüd on autod ees, et mida tema ees autod teevad. Siin juba üks on risti. Mine. Ei maga. Läheb. Mine. Late foot braking, mööda hakkad minema. Läheb. Juba keera ära. Lõika. Ei olnud mingit sisekurvi, sina sõida. Sina jälita ainult tema uksi, sina vaata ette ja uksi. Opposit driftimisel teeme. Mina ei tea ausalt, kuidas sa sellega driftid, see tundub nii libe, aga sa oled vist ära harjunud. Tolle järgi sõitsid nagu seda head joont, vaata, ma sõidan kuidagi nii laia joont.
nii, Mari teeb 3 tandemit, isegi 4 on seal taga, tuleb, noh. Läheb, noh. Siit kaamerast tundub, et on pikk vahe, aga tegelikult naiste kohta on väga hea, kuigi see keskmine punane on mees. Aga ei ole hullu. Ongi hea, tead. Ikka natuke naiste drifti puhul ka ikka ägedaid ronge ka. Nüüd läheb Mari üle. Tubli, save. Juba keerad, hiljaks jääd jälle. Pane. Läheb, lähemale. Oota siin nüüd rahulikult, siin on punane auto. No nii, päev hakkab vaikselt läbi saama, Mari-Liis siin veel sõidab enda viimaseid sõite. Kas oled nii multitalent ja annad intervjuud sõidu ajal või? Jah, üritan. No, sa pead küsima ka, intervjuu on ikka küsimustega või? Lihtsalt filmin, et sa ikka päeva lõpus paneks matsu ka. Ei saa niimoodi, et kõik teised teevad matse ja sina ei tee. Kuidas siis, kas tasus tulla nagu Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis naiste driftipäevale või? Ma hakkasin Mersut jälitama vast ära, et eksin päris palju. Seda pigem ei tasu jälitada. Mingi emme võttis enda auto ja nüüd sõidab sellega. Aga kurat, normaalselt sõidab arvast seda, et see Mersu ei ole kohe läheb, vaata Mari. See ongi kõige ohtlikum, kui ta niimoodi nii ees valli sõidab, sest ta jääb nii kiiresti seisma. Huvitav, miks ma seda tean? Ei tea, jah. Aga ei, minust on väga kõrgeleid üritus. Nagu väga hea sõidukaaslase ja... Minu. Sinu ka. Ja üllatud palju tüdrukuid sõidab ja väga hästi. Selles mõttes ma väga positiivne üllatus. Ja noh, nagu ma kuulsin ka teistelt, siis tegelikult ka teised ütlesid, et väga hästi. Et ma arvan, võiks rohkem ikkagi naised ka pilti tulla, et oskavad küll. Harjutama peab ja mõttega peab kaasas olema, selles mõttes pead ikka selle sees olema, sest ei saa siin olla niimoodi nagu tead, korra tulen rajale, sa pead ikkagi jälgima videosid ja nagu ikka sees olema, see kindlasti aitab juurde. Ja no, positiivne üllatus on see, et Mari-Liis ikkagi häbisse ei jää, et meil on Mari sõidab väga hästi siin, et tase on hea, rahuldav, et siit saab ainult paremaks minna. Ja täna kindlasti õppisid väga palju. Ma ütleks, et täna oli mu esimene tandem vist. Nagu selline korraliku. Et sinuga küll ma nagu üritan teha, aga koba olen olnud. No siin jah, ta sai nagu terve raja nagu ja sai nagu mitu seda, no ütleme terve raja sai ikkagi jälitada, muidu minuga oli selline nagu 1, 2, 3 kurvi, paus, 1, 2, 3 kurvi, paus, nii-öelda kas spin või mingi error on ja, aga siin sa tegid nagu ringi järgi nagu jälitasid, et kindlasti väga, no see on see, kui leiad nagu endale sobiva auto, kes on aeglane. No nii, asjad koos ja ongi paras aeg liikuda. Nii, see on nii. Ja vaatame, mis siis perenaine arvab. Kus päeva kokku võtate? Täiega tuus. Soovitad tulla naistel siia või? Jaa, ikka muidugi. Ja ütle meestele, et nad peksaks enda naised ka siis. Ärge pekske, aga... Mis asja? Mis sa? Et mehed, minu kanaleid vaatab 99,9% vaatavad mehed, et mehed saatke enda naised siia, kes tahavad drifti. Sinu kanalile või? Ja. Jah. Aga sa teed ise ka YouTube'i või? Kuulsite rahvas või? Mari teeb YouTube'i. Seda sa moosid kogu aeg. Jaa. Ma liiga arg. Okei, lehvita siis rahvale. See nagu see. Tšau! No nii, oleme siin Roiul jälle, aga seekord on väga eriline päev, sest täna reede, vist on 20. jaanuar, veebruar ja no mida ilusamat ilma tahta ja
hakkame siis drift-only nii-öelda üritus siin tegema, et panime lihtsalt raja kinni ja ainult driftikad on siis oodatud. Täpselt ei tea, palju rahvast on tulemas. Loodame, et tuleb mingi 10+ inimest ära, aga eks see näha ole. Ja kui ei tule, siis on meil lihtsalt Mari-Liisiga 2 peale eraldi privaatne rada seega. Aga ilma poolest meil ikka küll veab, et no ikka paremat ilma annab tahta. Muidugi reedel ega keegi niimoodi ekstra vabapäeva ei hakka võtma, aga noh, mina võtsin. Aga nüüd siis saab vähemalt siin muretult rojul sõita. Ei pea nende esivedude ja kiirete tagade ja nelikutega arvestama, lihtsalt kõik saavad külgsi panna ja kellelegi ei pea nagu teed andma, et vaatame, palju rahvast tuleb, et me ise siin Mari ja Ämm pakuvad natuke pirukat ja kohvi ja suppi ka ja tulime natuke varem, paneme siin paar lippu ja midagi püsti, et mul kahjuks trip-upi see lipp ei tulnud, aga no vaatame, et vaja rehvid ümber veel visata ja mässamist on, nii et hakkame mässama ja vaatame päeva peale, kuidas meil siin asjad lähevad. No nii, toimetused tehtud. Esimene vanker on rajal seal ja kell on ametlikult 1:01 ka, seega saame näha, järjekorda veel ei ole, aga lipp on üleval, tee otsa panime õhupallid, sealt sees saab meelepärast, panin Raimari lippu siin üles, ta on muidugi vars on katki, et on veits kõver, aga rehvid vahetasin ära, et kuna see rojurada on, no ta liigitub pigem nagu mulla, noh põllu peal see nii-öelda lumerajal, et siin ei ole nagu 100% jää, siis nüüd need rehvid, mis ma Mari-Liisile ostsin sinna naiste rajapäevale, no see rehv on nii odav ja need on protitud Wolf Tire'id, et see kumm on hästi pehme, aga naelu ta ei hoia, aga ma arvan, et see kumm siia rajale saab olema ideaalne. Nii et siis näeme, sest ennem olid mu rehvid sellised. Noh, ja siin ei ole mustrit ollagi, hea kui 3 milli, 2 milli on võib-olla. No siin on natuke rohkem, aga suht olematud mustrid ja oli juba täitsa, noh, jah, see enam-vähem ikka inimesi kätte ei saanud, aga samas nagu ei olnud ka nagu väga hull. No vaatame, kas keegi üldse tuleb, aga igal juhul meie oleme kohal ja kui ei tule, siis on meil privaatne rada, mis seal ikka, ega mina ei tea, meil selline hull idee tuli reedene päev, ega paljudel on tööpäev ja kes siin ikka niimoodi tuleb, aga vaatame, et ei ole hullu, kui ei tule ka, siis on meil endal pere rajapäev. On ja Mari? Kell on ametlikult 1 läbi. Järjekorda ei paista. Ei, ma räägin, me oleme vaata nii rikkad, et me saame lubada privaatset rada, vaata. Me ei viitsi teistega me teeme kohe endale bufee, me paneme ise endale lipud, on ja... Väheksid rahulikult sõita, ilm on ideaalne. Väga ideaalne. Head süüa saab. Jaa. Ma ei tea, ise kui keegi ei tule, siis on... Ma ei tea, äge on ikka. Ja. Ma ei tunne üldse kuidagi halvasti. Mina ka ei tunne, et täitsa 100%. Et saame siis 2 tullata ja Urmo pidi ka rendiauto rentima, aga noh, nendega tandemiti või otseselt sõita, seega noh, vaatab, kas rendib. Nii, viimane asi sai tehtud, et Eesti iseseisvuspäev on ka kohe tulemas, siis panime meil kodus Driftmastersi ajast mõned Eesti lipud kodus vedelisid, et panime kohe Eesti lipud ka siia raja alguses, sest tead, kui lipud lehvivad, siis on üritus, kui lippe ja õhupalle ei ole, siis ei ole üritus. Muidugi 0 inimest, aga vahet ei ole, vähemalt endal on nagu äge. Alati, peast endal äge, siis on juba pool võitu. Laia sellega laseb, ei ole üldse vaata konkreetne. See külg oli nii läbi, vahet ei ole, Vito. Ma küsiks, mis jama see on. See Vito. Ei, selles
sellest ma saan aru, aga see sprei oskus on kehva. See laseb nii laialt, see mingi värvimissprei, vaata, see ei ole, vaata, et nii laia sellega, noh. Kus sa tahad värvi, jah? Ma ei taha kuhugi. Mida? Davai, Vito.com, kõige kiirem viis saada endale hea hinnaga buksiiri. Tšau, paka! Võib-olla see konti muster vastupidi ei ole hea mõte enam. Mul insenerid on kõvat vaeva näinud ja siis mul mingi gripp tekkis. Rooli varas läks kõvedaks, proovime siis sirgemaks saada. Oi, see küll hea. Siin pimedas väga midagi näha ei ole, aga päev hakkab läbi ka saama, et pool tundi on veel rada lahti. Ja rada läks kuidagi pärast, kui päike ära läks kuidagi väga imelikuks, et kohati on jää, kohati on gripi, et väga raske on seda rada praegu sõita. Mõni inimene ikkagi tuli, muidugi mitte nagu need, kellega tandemit sõita korralikult, aga sellise raja peal praegu, ütleme niimoodi, väga raske on sõita ka, kuna nagu praegugi näete, siis nii palju peab kuidagi vaeva nägema, et kohati on jää ja kohati on gripi, et väga keeruline. Et siin tandemit sõita oleks päris keeruline olnud, aga meil vähemalt perega oli väga tore. Sai suppi, sai kohvi, täitsa teistmoodi värk. Pluss ei pidanud peeglitesse vaatama, et kedagi kiiremat mööda saata. Et väga mõnus. Hommik oli nagu eriti hea, siis oli päike ka, aga väga timm. Ja arvatavasti nüüd saab hooaeg läbi, et rohkem arvatavasti rajale jõual niikuinii läheb plussi ka ära, et väga mõnus hooaja lõpupidu nii-öelda pere keskis. Nii et mis seal ikka, küljed kokku ja näeme juba järgmises videos. Tšau! No nii, mustad ismed on tagataustal. Hooaeg saigi ikka väga kiirelt läbi ja mul jäi see kaamera jäi kompaktusesse, aga sai laenatud siis Haagist ja maasturit ja võtame siis selle kompaktus number 1 maha ja mina ei tea, jäävad siis pillid ootama uut hooaega. Ma ausalt ei tea, ma muidugi ütlen seda iga hooaeg, et kas ma enda selle pilliga jätkan, aga proovime siis vanat tõuareegi ja vihjeks siis V10. Et natuke suurem mootor, aga ajame siis maha, et iga hooaeg ja ma ei ta on nagu olemas, ta enam vaata raha ei võta, et lihtsalt kalla ja talla ja ikka
aga tegelikult tahaks juba midagi uut, et sellest juba täitsa ära tüdinenud ja see näeb ikka väga räämas ka välja. Et isegi need sumpa otsa olen ära sõitnud. Ja nüüd ta on must ja no ta on ikka väsinud ja peksa saanud. Et kui keegi tahab, siis üks pakkus ära osta. Aga ma räägin, see hind on nii kõrge, millest ma olen nagu nõus valmis ära loobuma, sest ta võib niisama ka seista. Aga ma arvan, et kui see number oleks täpselt 4-kohaline, siis ma annaks ta ära. Võib-olla natuke alla, ma ei teagi. Pakkuge, kes tahab, aga võtame ta maha. Sellise nurga võib on mind näha või? See on pass üldse ju, et mind filmiks. Ma ei ole ise sellesse süvenenud, aga Mari-Liis üritab siis enda autot registrist maha saada ja peatada, et tal oli, vahepeal tegi siin kindlustuse peale, et saada punktist A punkti B, ehk siis võttis arvele ja nii-öelda tagasi arvele või midagi või? Noh, ajutiselt oli alguses ära kustutatud, siis tuli nii-öelda sellest tagasi ja nüüd siis et uuesti ära teha, siis peab vingoodi pildistama ja nüüd vist teeb 360 kraadi autost. Oota, ma panen selle kas... Et selliseks bürokraatiaks on see autondus meil siin aetud ja nüüd vist kustutamine vist juba või peatamine vist tal isegi maksab mingit raha ja ikka parasi jebla on. Oleks teadnud, poleks kindlustus peale teinki, on ju. Pane siis võib-olla siis samme siis juba. Hea küll. Et ei tea, ma õnneks tegin siin vähem kui pool aastat tagasi enda listi korda, muidu mul oli ka mingi 3 või 4 autot oli tagant ka puudu. Et 3 või 4 autot oli mul lihtsalt jäänud ripakile. Et siis sain tasuta ära, et lihtsalt kirjutasin kirja, et need autod on müüdud, ma ei oma neid autosid ja tegid ära. Aga see on ajutiselt registrist kustutatud või see on täitsa registrist juba maas. Et selles see vähemalt hea. Et nüüd jälle üks asi tehtud, et pillid on raja äärest ära toodud ja jäävad ootama talve, kuigi jah, parsad on juba, aga winterbeateriteks on selles mõttes head. No nii, tahaks teile siis tutvustada enda salaprojekti ja võib-olla olete juba näinud või saanud kutseid või kuidagi silma jäänud, aga igal juhul algselt oli idee, et ma koondan siis mõned tuttavad, head sõbrad või sellised nagu vedajad, keda ma tean siis nii-öelda enda vana firma siis Raimari nime alla ja pakun siis puksiirteenust, aga siis läbi nii-öelda koostööpartnerite ja et oleks nagu terve Eesti kaetud. Ja siis aeg edasi minnes siin talve jooksul, jõulupuhkus või midagi oli. Ja siis ma olin nagu, et see on nagu natuke palju tööd. Et pigem siis võib-olla järsku ehitaks platvormi ja ma nagu AI tulekuga, ütleme niimoodi, et ma nagu koodi natuke nagu oskan kirjutada, aga no, nii kompleksset lehte nagu see on, teha ei oska. Noh, need e-poodide tegemine valmis platvormidel, noh see ei ole ka mingi kunst, aga
aga ütleme niimoodi nagu nullis koodida natukene, aga mitte nii kompleksset asja. Igal juhul siis AI tulekuga on see asi palju lihtsamaks läinud ja hakkasin siis vaikselt pusima sellist lehte ja tasapisi nagu hakkas tulema ja vaatasin, et isegi on täitsa nagu potentsiaalikas, et saan nagu ehitatud. Kuigi esialgu, kui sa nagu annad selle käskluse sisse, et tee mul mingi selline leht, siis ta nagu teeb hästi kiiresti sul selle lehe ja siis sa vaatadki, see on ju nii kerge. Aga siis, kui sa nagu üritad sellest teha nagu päris lehte ja sa ikkagi nagu korralikult tööle saad, et seal need kõik funktsioonid nagu töötaks ja sul see asi läks nagu ikkagi kõvasti keerulisemaks ja selle peale on mul läinud ikka väga palju aega. Ma ütleks ikkagi rohkem nagu 100 tunde olen selle peale kulutanud, et see nagu töötaks nii nagu üks päris leht võiks. Jah, mul selle sõnaga kogu aeg kimpus töötada. Eestlane, eks ole. Igal juhul jah, see leht on nüüd valmis. Puksiirfirmasid on juba parasjagu, et võime käima ära lükata. Seega olete kõik oodatud enda tulevasi puksiir teenus siis nii-öelda, et kui te autoga tee äärde jääte, siis olete kõik oodatud enda tööd siis või nii-öelda vajadus sisestama siis Vito.com lehele. Et pikaaegne projekt on, ei saa öelda, et lõpusirgel, selles mõttes võib-olla alles nii-öelda algus, aga nüüd ma siis ütleks niimoodi, et olen sealmaal, et te saate minna ja tutvuda lehega, saate salvestada enda sõidukid ära, kui teil isegi praegu ei ole puksiiri vaja ja loodetavasti lähiajal on ka ta siis nii-öelda täitsa äpp. Praegu ta on nagu domeenipõhine äpp, et pead minema panema selle lingi sisse, aga loodetavasti on ka ta nagu täitsa äpp ka tulevikus ja minge tutvuge, vaadake ja kui puksiiri on vaja, siis panete sinna Vito.com lehele tellimuse ja siis puksiirfirmad, vedajad hakkavad teile tegema hinnapakkumist ja te siis saate valida, mis kõige sobivam teile on. Et alati ei pea ju olema kõige soodsam hind, on see, kes saab kõige kiiremini tulla, on see, kes on kõige lähemal, vastab teie nõuetele, et kõik ei saa võib-olla väga madalaid autosid vedada või sellise raskusega. Et siis saate valida seal endale sobivama, saate vaadata selle ettevõtte profiili, seal on tema kõik need andmed olemas. Alguses kindlasti puudub nagu tagasiside, aga hiljem, kui teil vedu on tehtud, siis saate jätta kommentaari, hinnangu ja platvormil saate valida, kas maksate sularahas või kaartiga siis läbi meie lehe, et olete oodatud tutvuma siis Vito.com, et kindlasti kui praegu ei ole vaja puksiirivedu, jätke see meelde, rääkige sõpradele, vanematele, millele iganes, et tõmbame selle käima ja igasugune tagasiside on oodatud. Kriitikat tuleb nagunii, mis ma siin teha saan, selle vastu ei ole mul mingit rohtu, tuleb üle elada ja vaatame, et nii-öelda järjekordne projekt on tehtud, aga nii palju, kui ma sellele aega olen nagu pühendunud, siis ikkagi ma jätkan selles mõttes, et ma nii-öelda tasapisi sellega siin nagu liigun. Et muidugi nüüd, et puksiirfirmad on nagu liitunud sellega, nemad ootavad nüüd töid ja et töid tuleks, ma pean tegelema turundusega. Ja kindlasti esimesele 5, kes meie lehekülje kaudu endale teenust saavad tasuta ka Circle K-st autopesu. Seega soovitan, et kust veel sa saad puksiiri tellimuse nii-öelda veo teha ja saad ka veel enda auto pärast puhtaks pesta. Seega aitäh kõigile, jään ootama teie tagasisidet ja olge muhedad. Tšau!